Siin videos näitame, kuidas kasutada mobiilis autode jälgimist. Laadige alla mobiilne äpp Vialon. Avage mobiilne äpp ja logige sisse oma kasutajanime parooliga. Avaneb masinate nimekiri. Vajutage silma ikoonil ja valige, milliseid masinaid soovite jälgida. Valiku kinnitamiseks vajutage rohelisele ikoonile. Täpsema info nägemiseks valige nimekirjast masin. Nagu näha, siis Renault sõidab hetkel 34 km/h Tartu maanteel. Infolt leiate andurid, mis näitavad kõiki väärtusi reaalajas antud masina kohta. Ajaloolt näete sinisel ribal sõiduaega, läbisõitu ja parkimisaega. Sinisel ribal vajutades näitab kogu teekonda kaardil. Parkimise ikoonil vajutades näitab kaardil parkimise asukohta. Sõidu ikoonil vajutades kuvab aga teekonda kaardil. Ajajoon näitab sekundi täpsusega, millal mootor sisse ja välja lülitati ning kui kaua mootor töötas. Kui soovite masinat distantsilt seisma jätta, siis lohistage vastava masina real näpuga vasakule. Vajutage kolmnurga ikoonil ja valige soovitud käsk. Kui käsk on saadetud, kuvatakse vastav teavitus. Süütekatkestust kasutada vaid kriisiolukorras ja soovitatavalt nullkiiruse juures. Suurtel kiirustel teostatud katkestuse tagajärgede eest vastutab klient. Vasakul üleval nurgas asub menüü. Valides kaardi näete kõiki masinaid kaardi vaates. Seadete alt saate valida endale meelepärase kaardi põhja ja seadistada konto endale meelepäraseks. Masinate nimekirjas on näha, et Citroen pargib ja Renault sõidab. Vajutades Citroeni peal saab vaadata täpsemalt sõitude ajalugu. Vajutades Renault peal saab masina liikumist jälgida reaalajas ja samuti on näha kogu sõitude ajalugu. Meeldivat kasutamist!